Mina olen Amira Kersti Tõnis, tantsija, treener, mitmekülgse meditsiinilise haridusega, toitumisnõustaja ja holistilise tervise koolitaja. Arvan, et meeldivaim osa minu tööst tervisekoolitajana on eeterlike õlide kasutamise õpetamine. Üks kõige sagedamini esinevatest küsimustest eeterlike õlide kasutamise valdkonnas puudutab tavaliselt nende seestpidist kasutamist. Et kas siis võib või ei või ja selle kohta võib leida vägagi vastuolulist ja segadust tekitavat infot. Euroopas esineb üldjuhul kaks koolkonda. Üks nendest soosib seespidist võtmist ja teine mitte. Sinna vahele jääb siis veel terve rida vastakuid arvamusi ja Terviseameti ettekirjutusi. Ameerikas jällegi on Terviseamet FDA andnud heakskiidu seestpidiseks kasutamiseks nendele tootjatele, kes suudavad oma toote puhtust ka tõestada. Mida siis kõigest sellest järeldada? Kohe kindlasti peab paika väide, et kõiki eeterlikke õlisid ei tohi seespidiselt tarbida. Osasid nendest ei tohi oma keemilise ülesehituse tõttu, näiteks nagu eukalüptus radiata, kuid suuremalt jaolt ei tohi just pigem selle tõttu, kuidas nad toodetud on. Mitte kõik eeterlikud õlid ei ole toodetud ühtemoodi. Pidades sellega silmas just seda, et erinevad tootjad ei tooda oma õlisid üheste standardite järgi, kuna üldine regulatsioon selleks puudub. Eeterlikke õlisid annab destilleerida odavaid ja kiireid meetodeid kasutades, kui ka väga kvaliteetselt pidades kinni ülikõrgetest tootmisstandarditest ning kvaliteedi kontrollmeetoditest. Võrdluseks võib siinkohal näiteks tuua viina või veini tootmise. Nende algprodukt on samuti loodusest tulev. Seda annab siis töödelda ja villida kas väga odavate meetmetega või siis väga kvaliteetselt, mida siis tavaliselt peegeldab ka hinnavahe. Täpselt sama kehtib ka eeterlike õlide tootmise puhul. Paljud õlitootjad kasutavad destilleerimiseks kemikaale, mis teevad tootmisprotsessi kiiremaks ja odavamaks või siis ei saa nad testimist omale finantsiliselt lubada. Need tooted on tavaliselt märgistatud mitte seestpidiseks kasutamiseks, neil puudub puhtust tõestav sertifikaat ehk siis neid pole kontrollitud. Odavmeetodil butaani või alkoholi peal destilleeritud pudelisse jõudnud toote koostis on lõppfaasis kogu protsessi vältel oma algolekut muutnud ning sinna võivad olla tekkinud jääkproduktid. Need jääkproduktid ongi just need, mis teevad selle õli ebakvaliteetseks ning siis seespidiseks tarbimiseks kõlbmatuks. Taim ise võis kasvada puhtalt ja reostamata pinnases, aga just tootmisprotsess võis olla see, mis muutis tema keemilist koostist. Sellised õlid siis sobivad tavaliselt kas vannituppa lõhnastama või tualetipotti värskendama, põrandapesuvette või putukaid põletama. Kuid kohe kindlasti ei sobi nad isegi nahale kandmiseks, rääkimata siis seestpidisest kasutamisest. Mis on siis puhas eeterlik õli või meditsiinilist terapeutilise klassi õli? Puhast kvaliteetset eeterlikku õli saab toota ainult külmpressi või aurdestillatsiooni meetodil ning ta peab läbima terve rea puhtuse teste, et oma puhtust ka füüsiliselt tõestada. Sinna kuuluvad sellised meetodid nagu näiteks gaaskromatografia ja erinevad organoleptilised testid ja muud. Need testid kontrollivad tervet rida faktoreid, mis mõjutavad eeterliku õli kvaliteeti, alustades siis pestitsiidide olemustolust kuni radiatsioonini välja. Sellise testitud terapeutilise klassi õli puhul saab siis garanteerida, et tal puuduvad esiteks kasvukeskkonnast tingitud negatiivsed mõjutused või siis teiseks destillatsiooniprotsessis tekkinud muutused ning jääkproduktid. Nende algmaterjal on tavaliselt korjatud vastava taime pärusmaalt, mis tagab tema ideaalse bioloogilise struktuuri ja ainult sellise puhta moondamata eeterliku õli molekuli võtab meie organism omaks täiesti raku tasemel ilma kõrvalmõjudeta. Sellised terapeutilise klassi eeterliku õli toime ja kasutegurid ulatuvad aroomiefektist niisiis tunduvalt kaugemale, kuna on säilinud toote algupärane seisund, puhas, looduslik, täite ja reoaineteta ekstrakt. Mis üldse on eeterlik õli?
Eeterlikõli on olemuselt kontsentreeritud looduslik komponent ja seda võib leida praktiliselt kõikide taimede lehtedes, õites, viljades, koortes, juurtes ja vartes. Need imelised molekulid taime sees moodustavadki vastavat taime enda immuunsüsteemi ja metsas männiokkaid sõrmede vahel mudides või apelsini koort lõigates oledki sa tegelikult eeterlikõli juba kogenud. Ja? See ongi see maitse, mis su sõrmedele jäi või lõhnana ninna tungis, kuna need eeterlikõli molekulid pääsesid taime seest välja. Ja kuigi sõna sisaldab tähekombinatsiooni õli ja ei ole ta siiski õli meile harjumuspärases mõistes. Ta ei ole nagu oliiviõli või päevalilleõli, mis on olemuselt rasvased või lipiidsed. Eeterlikõli on olemuselt eeter ehk ta on puhas lenduv aurustul molekul, millel puuduvad mikro- ja makroelemendid. Näiteks kui tilk oliiviõli sisaldab ka kaloreid ehk energiaväärtust, siis lisades eeterlikõli toidu või vee sisse, ei lisa see mitte ühtegi kilokalorit, kuna eeterlikul molekulil need lihtsalt puuduvad. Puhas eeterlikõli oma unikaalse molekulaarse ülesehituse tõttu inimese kehasse sattudes suudab rakkudesse siseneda läbi raku membraanseina, mis on täiesti füsioloogiline fenomen omaette. Eeterlikõli ei ladestu ega kogune kuhugi, temast ei teki sõltuvust ega ka resistentsust, kuna tema toime kestab organismis umbes 2–4 tundi, olenevalt tema keemilisest ülesehitusest ning inimese ainevahetuse kiirusest. Selline õlimolekul on meile 100% biosaadav ehk ta kasutatakse rakkude poolt täielikult ära. Ta metaboliseeritakse maksas ning kogu selles protsessis puuduvad kõrvaltoimed. Ma rõhutan, kõrvaltoimed puuduvad. Järgmine tihti esinev küsimus on, et kas eeterlikõlidele esineb tundlikkust või allergiat? Ja eeterlikõlidele võib esineda tundlikkust, see sõltub palju organismi ensümaatikast ehk siis eripärast toota erinevaid ensüüme. Aga eeterlikõlidele ei saa tehniliselt esineda allergiat, vähemalt mitte tavapärast. Nendel peab vahet tegema ja teadus on kindlaks teinud, et allergiline reaktsioon tekib immuunsüsteemi kokkupuutest ebanormaalsete valgu ehk proteiinimolekulidega, millega ta ei suuda toime tulla. Aga kuna eeterlikus õlis ei ole kübetki valku, makroelemendid puuduvad, siis ei ole õigupärane allergiline reaktsioon biokeemiliselt võimalik. Ja see on teaduslik fakt. Eeterliku õli ainevahetus toimub põhiliselt maksas, seega tundlikkust eeterlike õlide vastu võib tekkida eelkõige neil, kellel on maksaprobleemid, maksakahjustused, kuna maks sellisel juhul ei suuda neid seetõttu ainevahetusprotsessis läbi töödelda. Ja veel võib tundlikkust esineda neil, kellel on kehas raskemetallimürgistus. Nüüd natuke doseerimisest ja see on ülioluline. Kuna eeterlikõli on olemuselt ülikontsentreeritud looduslik komponent ja üks tilk on nii potentne, nii võimas, et võib olla kuni 70 korda tugevam kui näiteks sama kuivatatud taim. Näiteks üks tilk piparmündiõli võrdub sellega, nagu jooksid ära korraga kuni 30 tassi piparmündi teed. Sellepärast ongi väga oluline meeles pidada range, kuid väga lihtne reegel. Vähem on rohkem, vähe korraga, vähe on piisav, vähem on parem. Ja. Kui kas või ainult seda doseerimise reeglit järgida, siis on praktiliselt võimatu eeterlike õlide kasutamisega omale liiga teha. Ja. 1–2 tilka eeterlikku õli on piisav, et anda keharakkudele stimuleeriv efekt. Suuremad kogused isegi ei anna seda efekti, sest ületarbimine pigem pärsib kasutegureid ning omistab maksale mõttetu lisakoormuse, mille tagajärjel võivadki tekkida soovimatud reaktsioonid. Imepisik ja ka võimas eeterlik molekul on adaptiivne ehk inimrakkudega kohanduv. Ta on 100% biosaadav ehk keha poolt äratuntav, ära kasutatav ning ta toimib meie kehas absoluutsel sünergeetilisel biokeemilisel tasemel. Ta toimib kui katalüsaator ja stimuleerides ja signaliseerides keha end ise tervendama ehk optimaalset homeostaatilist seisundit saavutama. Sest mitte miski muu ei tee meid terveks, kui me enda keha, meie enda immuunsüsteem.
Ka ravimid ei ravi, nad ainult leevendavad sümptomeid. Ainult meie keha ravib end ise, kui talle anda õiged vahendid, tööriistad, milleks on siis eelkõige õige toit, puhas õhk, liikumine, hea uni. Lisaks siis saame kehale abiks anda veel taimeekstrakte, homöopaatilisi vahendeid, eeterlikke õlisid ja muud sellist, mida ta meelsasti ära kasutab homeostaasi saavutamiseks. Kui on täidetud tingimus, et neid siis on kasutatud väikestes kogustes ja teadlikult. Eeterlike õlide mõju meie organismile seespidiselt siis lühidalt kokkuvõttes on, et nad aitavad kaasa raku funktsioonidele, nad on tugevalt antioksüdantse toimega, toetavad seedetrakti funktsioone, aitavad kaasa immuunsüsteemi protsessidele ja on puhastava ehk detoksifitseeriva toimega organismile. Mis viisil veel saab eeterlikke õlisid kasutada? Puhast testitud eeterlikku õli saab kasutada 3 erineval moel. Esimene on siis kõige kiirem ja turvalisem ja hästi tuntud viis. See on siis aromaatne ehk siis kas sisse hingates või siis diffuseerides. Ja pane 1 või 2 tilka peopessa, põõru hõrnalt kokku ja hinga sügavalt sisse. Teine variant on siis toopiliselt ehk nahale kandes, kas siis puhtalt või lahjendatult. Oletame, et kui mul on põletus siin käe peal, ma panen siis lavendlit otse. Hõõrun natuke laiali ja ongi kõik. Nii lihtne see ongi. Ja kui on siis vaja suuremat pinda katta või kui on tundlikum naht, siis on soodne seda lahjendada baasõliga. Näiteks kookosõliga siis segada ja määrida siis see soovitud piirkonda. Siin on siis näiteks sorts kookosõli peopessa, ütleme 1 või 2 tilka lavendlit, tõuke hõõruda ja siis võib endale panna siis kas siis küünarnuki õlgade kaela peale vastavalt, kuhu siis vaja on. Ja kolmas viis on siis see seespidiselt kasutamise viis ja seda saab siis panna kas kapslisse, joogivette või toidu sisse ja mõnikord ka sublinguaalselt ehk siis keele alla. Ja näiteks siin on, eks ole, selline juurviljakapsel ja see on tehtud juurviljadest, mitte plastikust just. Ja siia sisse näiteks saab panna 1 tilga piparmündiõli, siis paned rõõmsasti selle eks ole, kinni, pistad endale suhu ja jood selle alla. Ja näiteks ütleme, see on väga hea seedeprobleemide puhul. Mina isiklikult tarbin eeterlikke õlisid seespidiselt juba üle 10 aasta. Siin on näiteks klaas vett, millele ma lisan 1 tilga, eks ole, sidruniõli. Nii. Ja ma joon sellist vett juba, eks ole, aastaid, sellepärast et öko või puhtaid sidruneid on palju kallim ja raskem hankida. Aga 1 puhta sidruniõli tilk maksab umbes 4 senti ja tema kasutegurid on loendamatud. Ja siis teine võimalus oli see vegekapslisse lisamise võimalus. Nii et sellised variandid. Ka puhta õli seespidisel kasutamisel tuleb rangelt silmas pidada juhtnööre ning kasutaja peab olema teadlik doseerimisest, vanuselistest iseärasustest, sellest, kuidas ja miks kasutada ning ka sellest, mida mitte teha. Loetleksingi siinkohal teile ette lihtsad põhitõed eeterlike õlide kasutamiseks. Number 1. Alati kasuta eeterlikke õlisid vähehaaval, 1 kuni 2 tilka korraga, 4 kuni 6 tunniste vahedega. See kehtib eriti just seespidise kasutamise puhul. Number 2. Alla 6-aastastele lastele ega imikutele mitte kunagi manustada seespidiselt või isegi nahale lahjendamata. Number 3. Mitte kunagi ära tilguta eeterlikku õli otse kõrva, ninna ega silma. Number 4. Kui lisad eeterlikku õli oma joogiveele, siis ära kasuta plastmasspudelit. Selleks sobivad klaas või roostevaba teras. Number 5. Mõned eeterlikud õlid, eriti just tsitruselised, on fotosensitiivsed ehk päiksetundlikud. Neid ei tohi päeva ajal naha peale kanda, aga veega sisse juua jälle tohib. Nii et see kehtib ainult otsese ultraviolettkiirguse puhul, see fotosensitiivsus. Number 6.
jah, loe märgistusi pudeli peal. Pudelitele on peale märgitud, kas nad sobivad seespidiseks kasutamiseks või mitte. Number 7. Hoia ja kaitse oma õlide kollektsiooni. Ole kindel, et korgid on alati kinni ja et nad ei oleks otsese päikese käes ja vaata, et nad ei satuks väikeste laste kätte ilma järelevalveta. Ja number 8, küsi nõu ja abi. Leia omale puhtad testitud õlid, leia omale tugiisikute kogukond ja neid on nüüdseks hästi mitmeid. Selleks, et eeterlikke õlisid kasutada oma pere tervise hüvedeks, ei pea sa olema meditsiinitaustaga, aga sa pead võtma südameasjaks ära õppima nende kasutamise põhitõed. Ja lõpetuseks tahaksin ma lihtsalt pakkuda teile mõtlemisainet, kuna mulle tuleb nii palju küsimusi õlide seespidise kasutamise kohta. Ja murelikke küsimusi, skeptilisi küsimusi, need on kõik väga-väga teretulnud küsimused tavaliselt. Ja kuna selle kohta siis tõesti levib nii palju vastakat infot, hirmujutte ja mõnikord ka täiesti teadlikku valeinformatsiooni kellegi huvide kaitsmiseks, siis ma viskaks huvi pärast lihtsalt õhku ühe fakti, et puhaste eeterlike õlide seespidisel kasutamisel ei ole teadaolevalt maailmas registreeritud mitte ühtegi surmaga lõppenud juhtumit. Kui samal ajal ainuüksi Ameerika Ühendriikides sureb igal aastal üle 250 000 inimese meditsiinivigade ja ravimite kõrvaltoimete tõttu. Ja järgmine sama palju sureb ravimissõltuvusest ja sellega seotud komplikatsioonidest või üledoseerimisest. Kumba on sinu arust turvalisem seespidiselt võtta? Aitäh kuulamast!